Kas sa mäletad seda aega noorena, kui sa veel julgesid unistada, unistustega mängida, kui sul olid visioonid enda eluks, kelleks sa võiksid saada ja kuidas just sina võiksidki maailma positiivselt muuta, mõjutada? Nüüd kujuta ette, et see noor, unistav, julge sina rändaks minevikust tänasesse päeva ja veedaks mõned päevad koos sinuga sinu praegusel töökohal. Ta vaatleks, milliste projektide kallal sa töötad. Ta jälgiks, kuivõrd sul on seda kirge, seda minekut, seda rõõmu tegevuses ja kuivõrd sa jätkuvalt töötad enda unistuste nimel. Mis sa arvad, mis hinnangu ta annaks? Kas ta vaataks seda kõike ja ütleks, vau, täiega äge? Või ta pigem vaataks seda ja ütleks, kas see ongi kõik? Kas nii läkski? Või rändame hetkeks ajas hoopis teise perspektiivi. Kujuta ette 80-aastane sina, see elutark, elukogenud. Selline sina, kes oskab juba öelda elukogemuse järgi, mis on õige, mis vale, mis on head valikud, mis on kehvad valikud. Ja kujuta ette, kui see tuleviku sina rändaks tulevikus tänasesse päeva ja veedaks mõned päevad sinu praeguse töö juures. Ta jälgiks, milliste projektide kallal sa töötad ja milline on nende mõju. Ta jälgiks, kuidas sa kohtled inimesi ja mis nendesse inimestesse sinust alles jääb. Millise hinnangu see 80-aastane sina sinu praegusele elule ja tööle võiks anda? Kas ta võiks siiralt öelda, ma olen uhke su üle? Või oleks see reaktsioon hoopis midagi vastupidist? Stiilis, lõpeta see aja raiskamine ja tee asju, mis on päriselt olulised. Nüüd me vajame seda kirglikku ja unistavat noort ennast ja me vajame seda teadlikku, tarka, elukogenud ennast. Selleks, et tänases päevas teha valikuid, mille üle võib tõeliselt rõõmu tunda, mis toovad meile selle kire ja mis samas aitavad meil luua tähenduslikku elu. Seda kõike selleks, et taas minna sinna seisundisse, kus me tunneme iga päev, et elu kutsub meid. Minu elu kutse.